Noh, aasta on nüüd 2014 läbi saamas ja tänavu aasta oli natukene eriline aasta nii ilmastiku poolest kui ka seemnekasvatuse poole pealt, et sain katsetada uusi sorte, mis mulle hakkasid meeldima. Ja kõigepealt ma räägiks natukene varasest sordist Volmari. Et see on oder, ta on natukene varasem kui on teised, mida ma olen kasvatanud. Ja ta tundub mulle, et ta on saagikas. Saagipotentsiaal on tal võrdlemisi hea. Ma jäin tänavu aasta natuke nagu külviga hiljaks, kuna seeme tuli natuke hiljem meile seda. Ja mulla valik ei olnud ka kõige parem. Aga ma arvan, et ta on perspektiivikas sort ja ta on kindlasti hea eelvili taliviljadele, eriti rapsile, et kui teda vara külvata ja natukene varem mitte hiljaks jääda lõikusega, siis ta sobib väga talirapsile ja talirüpsile eelvilja. Aga muidugi tuleb hästi tähelepanelik olla tema kasvatamise tehnoloogiaga, eriti peaks seda vaatama tema mulla harimist, et mulla ettevalmistamine varastel on eriti tähtis, et seda tuleb hakata teha juba sügisel. Kõige tähtsam on kohe kõrre koorimine, siis sügisel kas künda või sügavkobestiga läbi ja kevadel siis varakult külvata ja vähem tallata põldu. Väetisega peaks olema võrdlemisi ettevaatlik. Mina näiteks kasutasin põhiväetisena NPK-d 400 kilo hektarile ja siis panin, kuna kõrrepõld oli, panin 80 kilo lämmastikku kohe ka mulda ja rohkem ma nagu pealt ei väetanudki. Taimekaitset ma leidsin, et ei olnud mõtet raisata, kuna need ei näidanud, et oleks nagu vajadus taimekaitset kasutada. Leheväetist ma kasutasin koos herbitsiidiga natukene. Muidugi seal peaks vaatama, oleneb mulla proovist, et kaali leheväetist võiks olla. Ja herbitsiididest võiks kasutada MCPA ja sekatori segu, et see nagu tuleb kõige paremat tulemus. Igaüks peaks leidma endale selle õige agrotehnika ja siis see sort, ma arvan, et on perspektiivikas. Kui rääkida nüüd kaera, mida ma tänavu aasta kasvatasin ka esimest aastat, see on kaer Iiris. Ennem ma olen kasvatanud kaer Jaaku, siis mu Iiris on ikka tükk maad saagikam ja mulle tundub, et haiguskindlam ja seda tasub kasvatada samuti taliviljadele eelkultuurina. Teda peaks külvama varakult, natukene varem koristama, mitte hiljaks jääda koristusega, nagu minul juhtus, et üks osa sain kätte
õigel ajal ja siis tuli nädal aega vihm ja see kaera välimus jäi tumedam. Noh, ma mõtlesin, et nüüd on nagu seemneks enam ta ei kõlba, kuid proovid näitavad, et isegi see vihm ei mõjutanud tema idanevusele. Tänavu aasta isegi need vihmad ja tormid, mis meil üle käisid, ei lamandanud see kaer, et järelikult on ta hea seisukindlusega, et ma ei kasutanud lämmastikväetist samuti pealtväetisena, vaid panin ta põhiväetise 400 kilo, panin hektarile põhiväetist ja 50 kilo andsin lämmastikku. Sellepärast, et ma leidsin, et oleks vaja kõrrepõllule anda. Mis peab veel olema väga ettevaatlik kaera kasvatamisel, on mullharimine. Kõige tähtsam on sügisel kõrre koorimine, glüfosaat peale, sügav kobestiga läbi, kevadel varakult leida. Veel võimalus glüfosaadiga üle teha, et põld jääks kindlasti puhtam. Kaeral ei ole võimalik tuulekaera tõrjuda. Ja mina kasutasin herbitsiidina MCPA ja Panveli segu. Ja vaktiliselt rohkem ma midagi ei pannudki. Ma ei leidnud, et oleks vaja fungitsiite kasutada. Aga seda peab igaüks ise otsustama, mismoodi. Aastad on nii erinevad. Ja ma arvan, et need 2 sorti, nii Iiris kui Volmari, on kindlasti iga põllumehel kasulikult kasvatada. Veel ma tahaks paar sõna öelda soldo kohta, et mulle tundub, et oder soldo, mida ma ka tänavu aasta esimest aastat kasvatasin, on üks perspektiivikaid ja saagikas sort. Muidugi kõik ei tasu puhta kullana võtta, ühe aastaga ei saa otsustada selle sordi kõik omadused tulevad välja ikka 2-3 aasta pärast, aga tundub, et nad on kõik väga head sordid. Võiks kasvatada. Soovitan põllumeestel kasutada tulevikus ikka uusi ka sorte, mida pakkuda.